Tere, mina olen Mats Soomre, Belbin Eesti asutaja ja juhtimise ning meeskonnatöö treener. Belbin ongi minu liiknimeks saanud, ma kasutan Belbinit, Belbini meeskonna rolli, mitte ainult selleks, et oma tööd teha, vaid selleks, et aru saada sellest, kuidas ikkagi inimeste motivatsiooni luua, kuidas jõuda selleni, et inimesed oleksid tõesti pühendunud oma töösse. Gallup, firma, mis uurib päris palju erinevaid meeskondi, ühiskondi, on välja toonud, et inimeste pühendumus on üks olulisemaid faktoreid selleks, et meeskond oleks edukas. Ja ma ei tea, kas see on üllatus või pigem isegi kurvaks tegev, aga neid kõrge pühendumusega inimesi ei olegi nii väga palju, selgub. Ja mis on minu jaoks on hästi oluline nii Belbini kui selle Gallupi vaates, et need kaks asja lähevad ilusti kokku. Kui Gallup kirjeldab ära, mida me peame tegema selleks, et inimesed oleksid pühendunud, kuigi õigem oleks öelda, et inimesed saaksid olla pühendunud, siis Belbin oma meeskonna rollide mudeliga teeb põhimõtteliselt täpselt sama asja, aga ta annab ka lahenduse. Mõõdab, kirjeldab, analüüsib, soovitab. Esimene asi, pühendus ja motivatsioon kipuvad natukene segamini minema. Me saame öelda, et inimene on kõrge motivatsiooniga, kui tal on selline sisemine tahe, soov midagi konkreetselt saavutada. Meeskonna mõistes tähendab see meeskonna edukust. Mitte ise, mina tahan olla ise edukas, vaid just nimelt see, et hakatakse vaatama sisemisest soovist tulenevalt, kuidas teistel läheb, kuidas sinul läheb, mida ma saan teha selleks, et sinul hästi läheb. Ja nüüd, kui tuua siia liidri roll, juhi roll ja öeldakse, et see on ainult liidri tegevus, siis ma ütleksin, et see on natukene liiga lihtne variant. Juhtimine selles vaates on ka koostöö küsimus. Kas inimesed aitavad juhil juhtida? Kas juht aitab inimestel hakkama saada? Aga eelduseks on nüüd see, et inimesed peavad teineteist väga hästi tundma. Kuhu Gallup jõudis oma uuringuga? Jõudis sinna, et esimene asi, mida peab tegema, ongi õppida tundma nii enda kui teiste tugevusi. Tema sõnum on tegelege palun oma tugevustega, jätke need nõrkused korraks kõrvale. Mitte, et need oleksid nüüd päris lohakile jäetud ja nõrkus muutuks sinu selliseks lapsikuks vabanduseks, miks sa ühte või teist teha ei saa, kuivõrd ikkagi selleks, et hoides nõrkused kontrolli all, tegelege palun tugevustega. Teine soovitus, mis tuleb välja, on puhtal kujul, aidake palun inimestel aru saada oma tugevustest. Inimesed ei saa tihtipeale aru. Ma olen väga palju kohanud olukorda, kus inimene kirjeldab mingisugusest nõrgast küljest, aga mul on silmad suured, kerime tagasi, see on tugevus. Mäletan hästi, kus mul isegi paruti ühele artiklile kommentaari, kus inimene kirjeldas ennast, teate, minu kõige suurem nõrkus on see, et ma tahaksin, et asjad oleksid korralikult ja korrektselt tehtud. Minu mõistes tähendab see viimistlelikku käitumist Belbini meeskonna rollide valguses. Inimeks on korrektne, alati täpne, detailid, kõrgeim kvaliteet. Seal, kus kohas on vaja kõrget kvaliteeti, seal kohas on viimistlet hädasti vaja. Mina näen sellest tugevust. Ja ma olen nõus, kui keegi väljaspoolt hakkab suruma neid tugevust valesse kohta, valet tööd tegema ja hakatakse seletama, et ära jända, lõpeta ära, käib ka, siis me rikume ära selle. Aga see on puhtalt kasutamisoskus. Inimest tuleb õppida tundma, tema tugevusi tuleb õppida kasutama ja see on nüüd küll nii juhi kui kõikide meeskonnaliikmete roll aidata inimestele oma tugevusi paremini aru saada, õppida neid rakendama ja nüüd läheb huvitavaks. Usaldus, avatus tuleb siia juurde. Kas me oleme valmis rääkima oma varjatud külgedest? Ja need varjatud küljed on suur potentsiaal nii motivatsiooni kui tervikliku pühendumuse saavutamiseks. Ja siit kolmas punkt. Selleks, et inimene saaks olla kõrgelt pühendunud, on üpris oluline siduda tema töö sellega, mida ta teeb. Ehk ta saaks teadlikult kasutada oma tugevusi oma igapäevases töös. Ja ma olen nõus realismiga, kõik alati ei saa, kogu aeg ka ei saa, aga kui üldse ei saa, on ikka jama majas küll. Isiklik näide, oma tollaegne ülemus, kui ma veel olin IT-valdkonnas, ma olin programmeerija arendaja. Nüüd kujutage ette sellist programmeerijat arendajat arvutadaga istumas, kes detaile ei märka. Mulle meeldib, mul oli väga hea ettevalmistus, ma olin ise aktsionärid, ma olin eluaeg olnud ise ettevõtja. Tahe, motivatsioon, kolleegid, töö, huvitav, kõik on olemas, aga pagan, vot näed, detaile ei märka. Ma ei julge isegi tagantjärgi küsida, mida mu abikaasa olukorrast arvas, kui ma olin üle töötanud totaalselt. Õnneks ülemus saatis puhkusele. Ja mis toimus tol hetkel ilma igasuguse muude mudeliteta, tollaegne ülemus saatis mind kliendi juurde. Ja üllatus, ma olin kliendi juures kordades tõhusam, kui ma olin seda ise arvuti taga nokkides. Ehk siis sisuliselt, kui sa saad rakendada oma tugevusi, siis
kõik läheb ladusamalt. Mitte nüüd alati vigadeta, ei, me vigadest õpime, aga siis siduda inimese tugevused selle tööga, mida ta teeb. Projekti vaates täpselt samamoodi 4. soovitus. Projekti vaates vaadake, mis faasis me oma projektiga oleme. Kas meil on vaja ideede inimesi, innovaator võimalustöötajaid, võib-olla on vaja otsustamise faasi, kuhu tulevad hindajatüüpi analüütikud, võib-olla on elluviimise faasis oleme, kus on vaja sellise ratsionaalse, hästi praktilise, plaanipärase lähenemisega inimesi, meie teostajad, või lõpetatust viimistlejat. Kuhu me jõuame? Ikkagi keegi meeskonnast, soovitavalt meeskonna liider, aga võib-olla ka keegi teine peaks olema koordineerija tüüpi. Ehk siis kui meeskonnas on koordineerija tüüpi inimene, rahulik, enesekindel, juhi tüüpi inimene, kes teab täpselt, kuhu inimesed peavad jõudma, ta näeb suurt pilti, ta oskab välja tuua igasuguse inimese kõige paremad küljed, ta oskab näha tugevusi, suurepärane motiveerija, delegeerija, sest tema on see, kes aitab inimestel õigeid asju õiges järjekorras teha. Ja ka temast sõltub hästi palju see, kui pühendunud inimesed on. Et siin ma kutsungi üles, et vaadake natukene täpsemalt, mis on meie meeskonnaliikmete tugevad küljed. Loomulikult kasutage Belbinit, leidke üles see varjatud külg, rääkige inimestega, siduge see töö tugevustega ja võib juba ette lubada, et olukord läheb oluliselt paremaks. Jah, see nõuab pingutust, see nõuab natukene arusaamist, kombineerimisoskust, ehk me aitame inimestel oma tugevusi rakendada. Ja me ei väsi kordamast, kui seda pidi lähtuda, siis tehke inimestele seda, mida nemad soovivad, me neile teeksime. Andke neile seda tüüpi töö, mis neile kõige paremini sobib ja juhtimise töö läheb selgelt lihtsamaks.